Tere, armsad saatevaatajad! Olete taas Kiku TV lainel. Mina olen Kätlin. Ja mina olen Harald. Heidame seekord põgusa pilgu novembrikuu tegevustele. Kuuendast 8. novembrini toimus Väikestemäes isadepäev. Harald, kuidas siis isadepäeva koolis tähistati, kui sina põhikoolis käisid? Tulid hommikul isaga kooli ja korraldati igasuguseid võistlusi, kus võeti teiste isadega mõõtu. Väikestemajas olid igast paralleelklassist valitud poisid, kes esindasid oma klassi. Nad pidid omavahel võistlema, toimus lipusidumine ning poistele anti ka toiduaineid, mille järgi pidid nad otsustama, mis sööksest kokku tulema peaks. Nende hindamiseks oli valitud ka žürii liikmed, kes selgitasid välja võite. Sul on 3 poega, 15, 10 ja 2-aastane. Mida teeksid vabal ajal nendega koos? Ma käiks reisi nendega talvel näiteks kelgutamas ja lumesõda näiteks pidamas, suvel rannas ja reisivad igasugustes nendes lõbustusparkides ja igal pool. Väga tubli noor isa tulevane. On tulemas emadepäev, mida plaanid oma poja ja tütrega? Mina isiklikult teeksin eelneval päeval kooki, koostaksin eelarve, mida raisata tollel päeval ja viiksin ta õhtul õudusfilmi vaatama. Ka Suurtemajas ei tulnud seoses isadepäevaga tegutsemisest puudust. Koolielu vahelduseks korraldati 13. novembril stiilipäev, mille dresscode'iks sai Minu isa noorena. Vaatame, mida põnevat juhtus sel päeval. Kolmapäeval 13. novembril toimus 8. kuni 12. klasside seas isadepäevale pühendunud stiilipäev Minu isa noorena. Teine ja 3. vahendund olid sisustatud tegutsemistega aulas. Noortena näidati isade nooruse muusikasaatel vastavaid tantsusamme ning läbida tuli ka ettevalmistatud takistusrada lapsevankriga. Neljanda tunni ajal said noormehed kuulata aulas Meego Rännari loengut isaks olemisest. Mis tähendab see, et sa ei suuda uskuda iseendasse? Sa püüad kogu teistele tõestada, et sa oled keegi. Sõidad kogu teistele üle, astud nii-öelda teistele peale, püüad kogu nii-öelda ära teha teistele. Sa tahad öelda iseendale, et ma olen keegi. Ja sellepärast nad ei osutunud usaldusväärselt inimsuhetes sageli. Nende peale vaadatakse viltu või ütleme selline tüüp, kes nagu teistele meeldib, sellepärast, et ta mõtleb ainult iseendale. Ja kolmandaks, nad ei suuda uskuda Jumalast. Ehk siis selline usalduslik maailmasuhe on nagu ära rikutud selle lapsepõlve poolt. Nüüd sa mõtled võib-olla jälle, et aga ma olengi sellises olukorras. Minu isa oligi niisugune langus ja minu isaga läkski niimoodi ja kas ta on minu elu saatus nagu ära rikutud. Aga see sama pool üks ütleb, et sellest hetkest peale, kui sa seda tead, võid sa, ja ongi sinu ülesanne tegelikult, otsida endale üks mehe eeskuju, kes kannab välja, kes on teissugune. See võib olla su sõbraisa, see võib olla mõni kooliõpetaja, see võib olla su treener, see võib olla keegi, kes käib teisiti. Ja sa hakkad tema järgi määrama nagu seda, kes sa oled ja kuidas sa oma elu lood. Viimaks ka pisut 25. kuni 29. novembril toimunud kodanikunädalast. 25. kuni 29. novembril toimus loengute rohke kodanikunädal. Sellega seoses peeti loengut kodanikuaktiivsusest ja valimistest, tarbijahariduses, e-kaubanduses, ohtudest internetikeskkonnas ning maksude maksmisest. Õpilastele käisid rääkimas ka meie kooli gümnasistid.
Anna-Liina Jaanus ja Anneli Sarike sellest, kuidas oli aktiivne kodanik ning sealhulgas rääkisid tüdrukad ka projektide kirjutamisest ja nende läbinemisest. Nädala raames peeti ka sel aastal viktoriin, kus esimese koha sai inglise ühiskonnaklass teine kursus. Viktoriinist võtsid osa samuti ka õpetajad, kelle maksimumpunktid olid väljaspool arvestust. 21. novembril toimus 8. kuni 12. klasside hulgas ka loomeõhtu. Kas sina oled kunagi niisugusest ettevõtmisest osa saanud, Kätlin? Kahjuks minul ei ole sellist võimalust olnud, aga kui peaks tulema, siis ma võtan kindlasti sellest osa. Sellest kohe järgnevas videolõigus. Seoses Rõoov nädalaga oli korraldatud loomeõhtu 21. novembril 8. kuni 12. klasside seas. Külalisi leidus lisaks oma kooliõpilastele ka teistest koolidest, kes soovisid oma loomingulisest soojal ja rahulikul õhtulistise tagada. Vaatamata sellele, et õhtu oli korraldatud juba pisut hilisemal kellaajal, leidus palju andekaid muusikuid, luulekirjutajaid ja kunstihuvilisi, kes üritusest osa võtsid. Mis on loomeõhtu ja mitmendat korda see meie koolis toimus? Loomeõhtu on Kivilinna gümnaasiumi loominguliste hingede kokkusaamise koht. Toimus see sel aastal 3. sügist hingede kuul novembris. Oleme siis kokku kutsunud üsna vabalt ilma kohustusliku käsuta õpilased, kes tunnevad, et tahavad tulla, kes on loojad ja kes tahavad teistega seda jagada. Millised valdkonnad olid tänavu esindatud? Üllatuslikult ei olnud sel aastal käsitöömeisteid, kõige enam oli muusikuid. Väga vahva oli see, et ka neiud, pillinaised on ennast kodust välja ajanud ja tulevad julgelt, näitavad, kuidas nemad muusikat teevad. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, you take your aim. Fire away, you shoot me down, but I won't fall, I entertain me. Aga oli ka väga ilusaid, uskumatult osavaid kunstnikke ja nagu ikka veidikene ka sõnameistrid luuletajad. Kes või mis teid üllatas sellel aastal kõige rohkem? Nagu ma juba ütlesin, et need muusikud, täpsemalt oli üks selline vahva koht, kus ühel neiul oli mingi huvitav detail kaasas ja selgus, et see on tema vanaema oma. Ja see tundus nii vahva, et kui vanasti vanaemad andsid edasi sokikudumise oskust, siis nüüd panevad põlvest põlve edasi ka muusikategemise listad. Kuid ka see pole veel kõik. Kümnendikud korraldasid väikese eksperimendi ning tegid ka intervjuu talve tuleku kohta. Tere, mina olen Maria ja tänases saates teeme eksperimenti, kus segame Coca-Cola piimaga. Selle tulemuseks toimub reaktsioon, mille käigus Coca-Cola muutub kollakaks ja seda ei kõlba juua. Ootame natuke aega ja vaatame, mis toimub hakkab. Ootasime 1,5 tundi ja tulemuseks saime sellist Coca-Colat. Seda ei ole kõlblik juua ning ma ei soovita teil seda kodus teha. Tulemust on parem näha lambiga. Millised tunded valdasid teid esimese lumega? Et kohe Bemmil hääl peeneks ja külge ette ja esimene asi oli kohe see. Aga Bemm on puru praegu, järgmine nädal vast saan. Kohe driftima, lumi on hea. Lumi on väga hea. Hea ja jõulutunne tuli kohe sisse ja läksin poodi piparkokku ostma mandariine. Lumi on hea. No,
jõulutunded. Mind valdasid väga meeldivad tunded. Oli küll natuke libe, et ei olnud sellist paksu lund, see on halb, aga üldiselt positiivsed muljed. Oli meeldiv tunne, et tahaks, et see jääks püsima ka. No esimene lumi ajas mind väga pöördesse, ma läksin kohe hulluks, ma jooksin peaga vastu seina ja see on kõik. Kas teile meeldib lumi? Lumi meeldib, aga lumi võiks soojem olla. Jaa, väga meeldib, saab lumesõda teha. Aga võiks soojem olla? No, lumi võiks tõesti soojem olla, nagu mu sõber Rainis siin ütles, et väga soojem võiks olla lihtsalt. Et... Ei. Väga meeldib lumi. Meeldib küll, aga kui on väga külm ja pakane, siis küll ei tahaks. -10 oleks paras. Oleneb. Kui on mingi lört, siis mulle ei meeldi, aga kui on mõnus pakan, siis mulle meeldi. Uutest põnevatest ettevõtmistest ja tegevustest juba järgmises saates detsembris kohtame. Seniks nägemiseni!